Tere taas! Nüüd oleme Tallinna kesklinnas või ütleme Kristiine piirkonnas. Tegemist on siis Tallinna tüüpi majaga, et selline kivitrepikoda puumaja, nagu siin meil Killulinnas neid on omajagu. Ja see on siis katusalune korter, mis on suurusjärgus 10 aastat tagasi ehitatud. Ja perel siis selgus, et kasutusloa puuduse tõttu hakati siis paberid ajama. Ja mis siis välja tuli on see, et seda korterit ehitades on pandud ühe väga väikse asjaga, aga kahjuks väga olulise asjaga mööda. Nimelt siis seintes ja lagedes olev ehitusmaterjal ei ole piisava tulepüsivusega. Ehk siis tänu sellele tehti ettekirjutus, et kasutusloa saamiseks tuleb terve korter siis tulekipsiga üks kiht üle panna. Ja see töö nüüd siin hetkel käimas ongi. Seda on tehtud siin nüüd paar nädalat. Ja mitte ühtegi sirget asja siin ei ole, et see saaks kuskil nurki mõõta või midagi sellist. Et see on puhas käsitöö ja leiutamine. Tänu sellele võtab päris korralikult aega. Lahti on lõhutud aknapaled, vintskapi avad. Ehk siis selle eesmärk on ka see, et tagada siis see piisav materjali paksus, et saaks siis selle nõutud tuleklassi kätte. Et kes on selle teemaga kursis teab, et siis need EI60 on see tase, mida nõutakse. Ehk siis see tähendab seda, et 60 minuti vältel peab siis olema karkassid ja kandvad osad tule eest kaitstud. Ja seda siis 2 kihti tulekipsi annab. Ühest kihist kahjuks jäi väheks. Oleme praegult siis vannitoas või duširuumis. Ja kuna siin oli sama probleem, ehk siis need materjalid ei olnud piisavalt paksud, siis tuleb need asendada topelt tulekipsiga. Ja ka kahjuks nagu keraamilisi plaate seina peal tihti niimoodi kätte ei saa, et see alusmaterjal jääb terveks, siis tuleb siia panna lihtsalt 2 kihti uut materjali asemele. Ja olukord on näha, mis siit tagant välja tuleb. Siin oli ka väike veekahju, et seda oleme siis ka nüüd jooksvalt parandanud, aga saab ka vannituba uue ilme, et 10 aastat elatud, soovid on natukene muutunud ajas ja see korterile ostetud siis valge karbi kujul. Ehk kõik niisugused suuremad tööd olid juba tehtud ja nüüd siis tehakse selliselt oma isikupärasemaks. Mis saab kihvt olema, on see, et keraamika vähemalt valamu näol kaob täielikult ära. Asemele tuleb ehitatud kraanikauss, mis siis üleni plaaditakse ja lisatakse tavaline äravoolutrapp. Ehk siis valmis kujul see saab päris kihvt lahendus olema. Oleme praegult siis lastetoas ja siin, mis siis kuna juba niikuinii ehitamiseks tegemiseks läks, siis oli ka väga õige hetk perel võtta korra aeg maha, mõelda läbi, et äkki tahta teha mingisuguseid muudatusi, mida elatavas korteris väga ette võtta ei taha. Ja üks asi on siis see, et teisel pool on siis vanemate magamistuba, ehk siis kapp paiknes või suur garderoob paiknes ainult siin pool. Ja kuna juhus oli, sein maha, sai tehtud jõnksuga sein, ehk siis, et saab garderoobi paigaldada üks ühele poole, teine teisele poole seina. Lisaks andis see võimaluse, et see sein muutus ka kasulikuks seinaks. Kapi ukse ette sa mööblit ei paigalda, nüüd on tekkinud üks nurk, et saab lapsed üksteisest eraldada, kui soov selleks peaks ükskord tekkima. Samuti on siis veel mingid väiksed seinajuppe siit sealt natuke likvideeritud. Ringi on tehtud suur osa elektrist, ehk siis pistikud, mis toona olid valdavalt 3 pesad, oli siis üks vooluots, siis antennikaabel ja sideots. Tänapäeval seda antenni otsa põhimõtteliselt üldse vaja ei lähe ja neid oli ka suhteliselt harvad olid need, ehk siis nüüd on siis pesade ja lülitite paigutus on tehtud ringi ja on selle järgi, kuidas tegelikult inimesed tahaksid, et nende kodus asjad oleks. See pool on siis eelmise toa teine pool, ehk siis vanemate magamistuba. Siin on 2 kihti lauspahtlit juba seinte peal, hakkab lihvimine, ehk siis vuugid on ühe korra üle pahteldatud, seinad on, õigemini vuugid on 2 korda üle pahteldatud, vuugilindid, vuugipahtel ja siis nüüd on 2 kihti peenpahtlit veel peal, et seinad saavad kipsipindade puhul alati lauspachtelduse. Kui seda mitte teha, et siis need vuugikohad võivad lihtsalt jääda läbi kuumama, et mingil hetkel on näha, et on sellised kõrgemad või madalamad punktid, kus siis on need kipsiliite kohad, et aga lauspahtel selle võimaluse võtab ära. Ja see on siis selle kapi teine pool, ehk siis siia tekib vanemate toa poole ka pisikene kapi koht ja jääb ka ruumi kummutile, seal on siis voodikoht ja jällegi, kuna
pistikuid sisuliselt voodi kõrval ei olnud, siis nüüd on ilusti öövalguse jaoks ja lisaks siis kas laadija või millegi muu jaoks veel ka võimalik toidet võtta. Nüüd on siis teine külastus antud objekti puhul. Nagu näha, asjad on päris palju edasi liikunud. Mis siis vahepeal juhtunud on? Viimasest korrast nägime, et paigaldati tulekipse. See töö on nüüd tänaseks tervenisti lõppenud. Ära on tehtud vannituba, mis too hetk oli täiesti algosadena. Ja nüüd on juba ka siis lauspahtlid peal, vuugid tehtud, pahteldatud, ka esimene kiht värvi on peale sõidetud. Nii et tegelikult hakkab juba võtma nagu korteri ilmet uuesti. Ja muudatustest, mis siis vahepeal on aset leidnud, on see, et vannituba on saanud natuke teistsuguse ilme, kui algselt oli mõeldud. Siin on tehtud dušile selline päris omapärased seinakesed, mis võimaldab seda dušiala ülejäänud ruumist natuke eraldada ja teha siis nagu pesumasina kuivati lahendusega veidikene paremini. Et sellest näitame natukene klippe, räägime juurde ka. Kaladel ikka vesi meeldib, et siis kalasaba muster sobib duši alla väga hästi. Et siin on siis kombineeritult disainsein, mis jätkub ka peale seda postikest, läheb lõpuni välja ära. Põrand on tehtud 60-60 helevälli plaadiga ja ülejäänud seinad lähevad siis samamoodi selle sama plaadiga, et siis põrand ja sein saab olema täiesti identse plaadiga. Trapp, mis on kasutusel, on Akko trapp. Tuleb plaaditava trappi kattega, ehk siis ei ole mingisugust metallresti seal peal, vaid on selline kausike, mille sisse pannakse sama plaat, vuugid samade kohtade peal, jätab üsna niisuguse katkematu mulje. Siis siin seespool mõlema selle seinakese sees on ka sellised nišid tehtud, et annab siis võimaluse pudeleid paiguldada, et ei pea riiuleid kasutama. Ja need tulevad ka sama plaadiga, mis tuleb üle kogu seina, kogu põrand. Et see kalasaba jääb ainult siia ja siis sinna seina, et on selline üksik efektikene. Võrreldes algsega, siis siin vannitoas võib-olla on kõige rohkem niukseid sisulisi muudatusi ette tulnud. Et sellest dušialast just rääkisime, siis vetsupott sai seinaraamiga pott ja seda sellel põhjusel, et algselt oli põranda peal tavaline pott, aga seinaraamiga pott sellel eesmärgil, et pisikesse kõrvalruumi saaks tekitada teise WC, kuna pere on vahepeal kõvasti kasvanud, siis hommikused niisugused ummikud on juba nagu hakanud väikselt tekkima. Et selle lahenduseks on siis teine väike WC loodud. Õnneks ruum oli olemas ja seinapoti ühendus siis annab võimaluse torudega niimoodi mängida, et saab selle jämeda sajase toru, mis vetsupotile vaja on, läbi seina teise tuppa viia ja see ei jää nagu silmale ka häirima. Siis siia kasti sisse, mis siia seina siis nüüd tekkis, on ka mõte luua selline mustapesu kastikene, et tehakse eritellimusmööblina ja saab seda siis mugavalt kasutada, et muidu on niisugune ruum, mis läheb nagu raisku. Et kui nüüd maalritööd lõpevad selle nädalaga, siis järgmise nädala alguses on siis põranda vahetus. Ja põrand on praegu täiesti kinni katmata, seda sellel põhjusel, et see läheb kõik välja vahetamisele. Et ei ole mõtet kulutada materjali ja aega selle peale, et seda kaitsta, kui tegelikult tegemist on niikuinii prügimäe kaubaga. Et praegu näeb ta selline lapiline välja ja esmaspäeval saab siis lõpuks uus põrand maha. Praegult on 3-lipiline tammekas, niisugune tüüpiline klassikaline valik. Tuleb 1-lipiline liimiga tamm. Ehk siis näeme seda valmis kujul siin ka paari nädala jooksul, kuidas see kõik nägema hakkab. Siis liistud uksed ja meie tagurdame uksest välja, pere saab tagasi tulla. Et kõigi maalrite lemmik mees on see, kes teibirulliga käib objekti peale seda, kui tööd on juba natukene tehtud. Et mis selle asja eesmärk on see, et leida üles veel pisikesed paranduskohad. See ei ole üldse mitte kellegi norimiseks või nokkimiseks. See on sellel eesmärgil, et kui praegult on krunt ja esimene kiht värvi, kui miskit veel välja tuleb, siis hetkel seda parandada on väga palju soodsam ja kiirem, kui siis kliendiga lõppülevaatusel neid kohti avastada. Ehk siis siuke kvaliteedikontroll käib alati remondi juurde ja see on meie töös nagu väga suur osa, mis objektijuhtide kanda jääb. Kui meistrid on adekvaatsed ja hea käega, siis üldiselt neid teipe väga palju ei panda, aga mitu silma on ikka mitu silma. Et kui sa oled juba ise siin nädal aega seda, või mitte nädal aega, vaid kuu aega seda tööd teinud, nühkinud, lihvinud, siis need seinad muutuvad üsna nagu ühesuguseks. Et siukene topeltkontroll on pigem hea ja aitab seda lõppu kindlasti palju kvaliteetsemat tulemust ja et üleandmine läheks tõrgeteta. Aga kuidas käib siis maalri töö hindamine? Et tegelikult see ei ole päris nii, et paneme lambi piki seina ja siis kõik pisikesed ebatasasused, mis välja joonistuvad, et nende peale siis kohe pannakse täpid seina peale. Tegelikult maalritööde puhul, remonditöödel igasugune nõue Eestis puudub. Me oleme ise kehtestanud endale kvaliteedijuhendi alusel teatud normid, mis põhinevad siis teada-tuntud rüllidel
mis on Soome selline ehitusstandard. Ja seal on tegelikult hindamiseks ette nähtud see, et sa maaldritööd vaadatakse umbes 1,5 meetri pealt ja selja tagant langeva valgusega või loomuliku valguse käes. Kui sein näeb ilus välja, siis see sein on korras. See, et panna siis mingi lamp ülevalt või vasakult paremale seina pinna peale ja siis pisikesi ebatasasusi näha, et see ei ole õiglane ja see ei ole ka see, kuidas maaldritööd hinnatakse. Viimane kord, kui me siin korteris olime, siis räägitud sellest, et kuidas on esimesed kihid värvi peal. Et täna on juba neid värve siin rohkem ja näed, saab ka juba diivani peal istuda. Tegelikult on siis lugu see, et sellel objektil on meie jaoks tööd lõppenud. Inimesed elavad sees, puudu on veel mööbel. Ehk siis mingi osa mingi tellitud mööblist tuleb nii nagu tellitud mööbliga ikka siis, kui valmis saab. Et seda veel oodatakse, aga tööde mõttes on jah valmis. Inimesed on siin juba nädalakese sees elanud. Et võtab juba koduilmet taaskord. Ja siin on siis hetkel ei paista, aga kaamera tagune sein on saanud värvi. Ei ole lihtsalt maaldrivalge nagu ülejäänud korter. Et on niisugused aktsenttoone. Diivan on juba paigas vaipmaas, et tegelikult juba annab niisugust valmis asja. Et kui me muidu näitame alati niisugused peaaegu valmis töid, et kus veel on meie enda nagu tööriistu ja materjale, siis siin on juba inimeste enda elu. Aga lähme vaatame siis natuke ringi, mis meil siis valmis kujul, kuidas välja näeb üks koduke. Kui vanasti oli nagu tapeet oli A ja O, et igal pool oli tapeet, käisid sõbral külas, tapeet, käisid vanaema sünnipäeval, tapeet, enda kodus tapeet, igal pool on tapeet. Siis täna tapeet on nagu muutunud selliseks aktsendiks ja kasutatakse pigem efekti andmiseks ja nagu näha, siis neid on üliägedaid. Et siin korteris on ka siis sisekujundaja aidanud, Kristina Metsla. Et tema silm on siin juures. Ei ole mingid põhjalikke projekte jooniseid olnud, vaid on värvide ja toodete valikule on nõustanud, mis on nagu pererahvale väga suureks abiks olnud. Ei pea ise mööda poode kolama ja annab niisugused stiilipuhast joont, et läbivalt on nagu sarnased asjad. Ja uksed on Arugrupist, ilusad täisuksed, täismaterjalist, peittingedega, magnetsulustega, käivad vaikselt. Ja on niisugused kobedad uksed, et kui juba, siis juba. Puudu on veel, nagu ütlesin, erimööbel ja siis ka tegelikult liiste on puudu. Põhjusel, et liistuda värvimisest, sest sellist värvi liistu poest kahjuks osta ei saa. Tulemus on kihvt, et siin on sellised vaatesektorid koridoris, kuna korter on pikk, siis tekivad niimoodi värvide koosmõjud ja tegelikult on päris kihvt. Et kui ennem oli kõik valge, siis nüüd on värviline. Ja siin on siis see vaatesektor, et koridoris pikk koridor läbi korteri ja on siis näha, kuidas roheline selle tapeediga koos töötab, kuidas nende ustega ja põrand, et see tegelikult on päris äge, et tuvast tuppa liikudes on päris ilus vaade. Ühe ukse taga sai siis tehtud teine WC, sellest on juba juttu olnud, et kuidas seda tehtud sai, see on täitsa valmis, saab kasutada. On ka juba panipaigana rakendatav ja siis kõige suurem muutuse tegi läbi vannituba, kus enam vanni ei ole. Et siin on siis need kõige suuremad muutused, eks. Et viimane kord käisime, oli sein plaaditud, põrand plaaditud, aga suurt seinaplaati oli veel vähe tehtud, et siis see aktsentkalasaba oli valmis. Ja nüüd on siis kõik nii nagu olema peab, on sellised ägedad mustad nurgaplaadid istud. Ehk siis, mis on mõlemale poole laiad, ei ole lihtsalt ühekülgsed. Ja on pink duši all, mida viimane kord ka näidata veel ei saanud, sest seda veel ei eksisteerinud. See pink on tehtud tükrokist, mis on selline lamineeritud tsementkattega isolatsiooniplaat, mida kasutatakse vannitubadest, on veekindel. Ja siin on teda kasutatud siis 50 mm 5 sendi paksust. Ja sellest on siis nagu lamineeritud see asi kokku. Et ta on paigaldatud siia plaatide peale, et ei ole nii, et on ehitatud mingi kast, mis on siis ära plaaditud ja hüdrotud, vaid et alt on kõik ära tehtud, on ära plaaditud pinnad, siis on selle pinna peale liimitud see tükrok ja omakorda siis tükroki mastiksiga kinni pandud, et hüdrod eraldi ei vaja ja siis plaadid sinna selga pandud. Et kui mingil põhjusel peaks olema mõte selliselt välja lammutada, et siis alt ei tule välja mingi toores sein, vaid seal on ikkagi ka plaaditud. Et mis iganes põhjusel, et nii on ta mõistlik jätta, et need asjad ei ole nii igavesed. See on siis äge valamu, mis sai tehtud plaatidest.
et siin on siis kasutatud samamoodi seda tükroki materjali, on kertupuust karkass, tükroki õhem materjal siis peale liimitud ja seejärel siis jälle vuugid täidetud ja siis plaaditud. Ja noh, töötab väga kihvtilt. Et vesi mitte mingil juhul siit üle ei saa ja pererahva tagasiside on siiamaani see, et ei ole nagu lihtsamini pestavamat asja siiamaani olnud. Et ka 2 last ka peres kasvamas, siis ütleme, kord ei ole alati nii majas, kui võib-olla tahaks, et sellega on oluliselt lihtsam ja kuna ka mõõt oli nii veider, et poest valamut siia osta on keeruline, et kas on natuke liiga lai või on siis nii palju kitsas, et jälle ei ole nii-öelda 2 positsiooni jaoks ruumi, siis see mõte päästis selle päeva ära. Alt on veel, nagu on, erimööblit puudu, siia tuleb sahtlitega kapp ja siis saab selle osakonna ka lõplikuks lugeda. Et jah, sisustus on meie poolt kõik paika ära pandud, jälle see sama mööblijutt, et tasapind, kapp, aga bidee dušš, must vetsupott, madala raamiga siis sise- ja seinasisene paak, et neid on olemas 2 kõrgust, üks on siis 85 ja teine on siis 1,20 m. Et kuna siin selle viiluga sobis paremini kokku see madal raam, et ei teki siia mingit kõrget kasti, vaid jääb mõistliku kõrgusega tasapind, mis läheb selle valamu ja pesumasina kuivati kõrgusega enam-vähem kokku. Et kõige viimasena, mis tehakse, on põrand. Ja põrandast me rääkisime nii palju, et mis siia tuleb, nüüd on ta siin maas ja pandi siis liimiga. Ja muidugi üllatus on see, et põrand oli tegelikult üsna kõver alt. Et siin on ka päris palju nagu täidetud seda põrandat, et see parkett siin korralikult maas istuks. Ja on viidud kokku siis esiku plaaditud osaga selliselt, et siia ei pea enam mingisugust liistu paigaldama, vaid on täidetud siis mastiksiga ülemineku koht. Ja parkett ise on Lincoln, liistud on samamoodi Lincolnast komboliist, ehk siis see ukseliist ja põrandaliist on sama liist. Ja ei tule siis seda ukse ja põrandaliistu vahelist paksuse ja mingit erinevust, ehk siis see jookseb ilusti üksteisele üle. Lihtsalt kui nad nüüd roheliseks saavad nad ka lõpuks samale kohale. Kui sa tunned, et ka sinu kodu vajab hella kätt, hoolitsust, remonti, mingid asju ringi teha, siis remondifirma poole saab julgelt alati pöörduda. Meie koduleht remondifirma.ee, meie telefoninumber 45 12 10 või siis info, et remondifirma saab ka lihtsalt kohe otse kirjutada.